Tere päevast, head ajakirjanikud siin Tallinna Esitlus- ja Pressikeskuses. Kõik huvilised meid jälgimas veebiülekande vahendusel. On 22. aprill. Tallinna linnavalitsus on sel nädalal pidanud juba 2 istungit. Esimese esmaspäeval ja teise täna. Kõik ajakirjanikud saate tutvuda nende päevakordade ja materjalidega Tallinna veebilehel. Ja täna praegu siin linnavalitsuse pressikonverentsil on teie ees linnapea Mihhail Kõlvart, abilinnapea Teha Võrk ja Andrei Novikov ning saalis on ka abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Ja teemasid on täna õige mitu, olulisemad neist siis õppetöö Tallinna koolides sel kevadel, abimeetmed korteriühistutele ja ka Vanasadama trammiühenduse projekt. Need on olulisemad teemad ja alustab linnapea Mihhail Kõlvart. Tere. Tegelikult ma pean tunnistama, et praegune olukord tekitab muret. Ja enne seda, kui me räägime haridusest, mina võib-olla räägiks sellest, mis väljas toimub. Viimasel ajal me oleme harjunud positiivsete uudistega ja kui me vaatame uudiseid, siis peamine teema on leevendused, mis võiksid või isegi peaksid lähiajal tulema. Ja selleks on ka põhjus, et tõepoolest ma arvan, et me kõik viimasel ajal väga palju pingutasime selleks, et selline võimalus tekkis neid leevendusi üldse arutada. Ja eelkõige veel üks kord, ja ma arvan tulevikus me seda teeme veel päris mitu korda, tuleb tänada esiliini töötajaid, arste, politseinikud, õpetajaid ja palju teisi, kes viimasel ajal töötavad 24/7 režiimis. Aga samas me saame aru, et tõenäoliselt meil on jätkuvalt vajadus piiranguid pikendada, mis on ka tegelikult adekvaatne, sest nakatunute arv jätkuvalt kasvab. Vaatamata sellele, et on näha, et tekib positiivne tendents. Ja me näeme, et inimesed praegu lähtuvalt eelkõige nendest positiivsetest uudistest, mis on jällegi ka arusaadav, et ma arvan, et me saame meie inimesi kiita, et tõepoolest inimesed võtsid väga tõsiselt kõik piiranguid, mis olid kehtestatud, aga nüüd on möödunud enam kui 5 nädalat, loomulikult inimesed on väsinud, väljas on päikeline ilm ja iga päev viimasel nädalal räägitakse positiivsetest trendidest. Aga samas, ja me näeme, et iga päev tänavatel on rohkem inimesi, inimesed rohkem liiguvad, aga nüüd eile me saime teada ka seda, et on kahjuks on ka tagajärjed juba, negatiivseid tagajärjed on, mida tuleb tunnistada. Et rohkem inimesi traumapunktides, eelkõige lapsi, mis jällegi tähendab, et tänavatel on rohkem inimesi, aga meil jätkuvalt kehtivad piirangud. Ja Tallinnas, nagu me eile saime teada, on nakatunute arv kerges tõusutrendis. Ja mulle tundub, et see on väga suur ohumärk ja arusaadav, miks selline üldine emotsioon mõjutab eelkõige Tallinnat, sest Tallinnas on kõige suurem tihedus,
kõige rohkem inimesi ja kui inimeste käitumises trendid muutuvad ja eneseregulatsioon enam ei tööta, siis me saame seda tunda eelkõige linnades ja eelkõige Tallinnas. Ehk siis mul on suur palve meie inimestele mitte unustada, et jätkuvalt kehtib eriolukord, meil on jätkuvalt epideemia ja jätkuvalt haigete inimeste arv kasvab. Ehk siis nende inimeste arv, kelle käes me teoreetiliselt võime haiguse saada endale, enda pereliikmetele, enda lähedastele, nende inimeste arv kasvab, vaatamata nendele positiivsetele tendentsidele. Ja arvestades nende negatiivsete trendidega, mida on ka juba näha. Ja võib-olla ka lähtuvalt sellest ma kommenteeriks ka eilse otsuse Tallinna hariduse valdkonnas. Jah, tõepoolest eile meil tekkis ühine arusaam koos kureeriva abilinnapea Vadim Belobrovtseviga, ametiga ja mis on kõige tähtsam kooli juhtidega, et Tallinnas distantsõppe jätkub kooli aasta lõpuni. Ja selleks on vähemalt 2 põhjust. Esiteks, me ei saa loota, et mai lõpuks, juuni alguseks või mai keskpaigaks isegi kui eriolukorra tingimusi leevendatakse, et epideemia lõpeb ja teiseks koolid vajavad muidugi selgust. Et eriolukorras ei ole mõeldav, et iga kool hakkab midagi otsustama. Et see, mis puudutab õppekäsitlust, õppeprotsessi, muidugi siin on vaja paindlikkust ja see paindlikkus on ka tagatud, aga mis puudutab üldist korraldust, siin on vaja selgust ja me seda selgust püüdsime ka eile tekitada. Ja Tallinnas kõik koolid lähtuvad sellest, et aasta lõpuni kehtib distantsõppe, lapsed kooli ei tule, me soovime kaitsta nii enda lapsi, nii ka õpetajaid ja suur osa meie õpetajatest on riskirühmas, sellega tuleb ka arvestada. Mida saab lubada, et mai alguses me veel üks kord olukorra tingimusi vaatame üle ja kui olukord lubab, siis mai keskpaigast tekib võimalus rakendada täiendavaid õppevorme. Selliseid näiteks nagu järeleaitamine või siis konsultatsioonid. Ja tõenäoliselt siis, kui me räägime kontakttundidest, siis nad saavad toimuda ainult üks-ühele formaadis. Ja see ei saa olla obligatoorne. See lihtsalt üks võimalus, mis võib tekkida. Aga kooli eelistus ja ka haridusameti eelistus on jätkuvalt distantsõppe ja konsultatsiooni samamoodi e-kanalite kaudu. Ja kas selline täiendav võimalus üldse tekib, me saame otsustada ainult mai alguses. Ja mis puudutab gümnaasiumi sisseastumise eksameid, siis siin on ka tekkinud selgus, et eksamid toimuvad mai-juunikuus samamoodi e-kanalite kaudu ja siis kontaktivaba vormis. Kuidas see tehniliselt hakkab siis olema korraldatud, seda lahendust lähinädalatel me pakume
ja koolidel tekib ka paindlikkus, et kuidas neid eksameid korraldada, aga mis on kindel, et eksamid toimuvad kontaktivaba vormis. Et sellised siis sõnumid ja uudised haridusvaldkonnas. Aitäh! Aitäh, linnapea Mihhail Kõlvart. Head ajakirjanikud, tuletan meelde, et nii nagu viimastel nädalatel tavaks, siis ka täna teie, kes te jälgite meid veebiülekande vahendusel ja kui teil on linnapeale ja abilinnapeadele küsimusi, siis pressikonverentsi ajal saatke need meiliaadressile kommunikatsioon@tallinnlv.ee ja vahendan need küsimused siis linnavalitsuse liikmetele ja linnapeale. Aga läheme edasi järgmise teemaga. Viimastel nädalatel on linnavalitsus teinud aktiivset koostööd korteriühistutega, et tõrjuda vastikut viirust. Ja nüüd on linnavalitsus jõudnud ka väga konkreetsete sammudeni, abilinnapea Eha Võrk. Palun. Aitäh. Tere. Kaunist kevadet. Soovin, et me oleksime kõik terved ja selle eesmärgiga siis ongi Tallinna linn välja töötanud ka abipaketi, mille osa on ka loomulikult korteriühistute toetus. Selleks, et me oleksime terved, tuleb tagada puhtust ja suur osa Tallinna elanikest elab ju kortermajades. Meil on korteriühistuid üle 6000. Kortermaja elanikud kasutavad hästi palju ühiskasutatavaid ruume, koridore, me katsume postkaste, me katsume trepikäsipuid ja selleks, et me püsiksime terved, on vaja puhastada. Puhastada nii, nagu on Terviseamet meile juhendid andnud, see tähendab märgpuhastust ja pärast kindlasti ka üle pühkida kuivalapiga. Aga märgpuhastus lihtsalt ilma sinna pesuvahendid panemata ei ole sedavõrd tõhus. Ja selleks, et meelde tuletada ja abistada korteriühistud, et puhastust tuleb teha koos pesuvahendiga, ongi siis Tallinna linn ostmas 6000 5-liitrist anumat, kus on siis vajalik puhastusvahend. Ja need me juba järgmisel nädalal läbi linnaosade jaotamegi korteriühistutele. Nii et informatsioon, millal ja kuidas saab puhastusvahendi kätte, saate juba järgmistes uudistes teada. Nii et hoidkem puhtust, teeme koos tööd, et meie haiguskoldeid ei oleks rohkem, kui neid täna on. Aitäh! Aitäh, abilinnapea Eha Võrk. Aga mitte ainult koroonaviirusest ei ela ega räägi me. Mõnda aega on juba räägitud Tallinna linna ühest uuest trammiliinist ja seda informatsiooni kuulas täna ka linnavalitsus ja informatsiooni vahendab teile, head ajakirjanikud, nüüd koos ühe skeemiga abilinnapea Andrei Novikov. Tere ka minu poolt. Täna arutas linnavalitsus seda, milline saab olema tulevane Rail Baltica lõppterminali ning sadama vahelise trammiühenduse uus trass ja tänaseks on langetatud otsus, milline see uus trass saab olema. Üldiselt Rail Baltic on toonud juba Tallinnasse ühe trammide lõigu, mis ühendab siis lennujaama ja sisuliselt Majaka tänavat ja me näeme ja me oleme ka rääkinud majanduskommunikatsiooni ja Rail Balticaga, majanduskommunikatsiooniministeeriumi ja Rail Balticaga sellest, millised need võimalused võiksid olla, et me saaksime ühendada ka Tallinna üht väravat vanasadamat tulevase Rail Baltica lõppterminaliga ning selleks oleme planeerinud rajada trammiühenduse. Selle trammiühenduse osas on olnud peaaegu aasta aega eeltööd, kus me oleme valinud optimaalse trassi. Selle trassi valikul on olnud mitmeid kriteeriume. Eeskätt kindlasti ühenduskiirus, eeskätt see, et see trass oleks eraldi koridoris, et võimalikult maksimaalselt kasutada ka olemasolevat taristut, et mitte luua midagi kardinaalselt uut, hoolimata sellest, et kindlasti uus trammitee tähendab uut trammitrassi.
aga meie eesmärk on säilitada olemasolev marsruut maksimaalselt võimalikul viisil. Kindlasti on siin olnud oma piiranguid ka selles, kuhu millist trammirööbast saab panna, kas või selle põhjal, mis toimub maa all, nimelt kommunikatsioonid on teede või taristu ehitumisel üks olulisemaid komponente üleüldse ning sellega tuli kindlasti arvestada. Ning terve rida muid elemente, mille tulemusena sündiski see lõplik koridor, mille tulemusena mais kuulutatakse välja ka kommunaalameti poolt eelprojekti hange. Edasine 21 aasta on planeeritud projekteerimiseks ja 22-23 aasta ka trammide ehituseks. Kui vaadata aga trassi, siis olemasolevas koridoris ta säilib nii, nagu ta on, kuni sisuliselt Gonsiori tänavani. Tänasel trassilt pöörab tulevane tramm Gonsiori tänavale. Kaubamaja ristmikul pöörab ta Laikmaa tänavale. Tänase siis Viru keskuse ja Tallinki hotelli vahel tuleb ka peatus. Sealt edasi tramm läheb otse Hobujaama tänavale, ületab Ahtrit ning Vanasadama kandis, Admiraliteedi basseini kandis on siis samuti planeeritud üks peatus. Siin ta liigub Admiraliteedi basseini ääres kuni sisuliselt A-terminalini. Vahepeal on juba tänaseks Tallinna Sadam kuulutanud välja ka hanke, nimelt siia on planeeritud sild. Nii et sisuliselt see peatus saab ühendama nii A kui B terminali ja on kindlasti mugavaks ümberistumiskohaks meie linnakülalistele. Edasi ta liiguks Logi tänavale, Rumbi tänavale, teeks peatuse linnahalli juures, mis on selleks ajaks, ma usun, juba omandanud ka mingit konkreetsemalt visiooni sellest, millises ajaperspektiivis liigub linnahall ning siinkohal toimuks siis ühinemine olemasoleva trammitrassiga. Ehk siis Rannamäe teekandis toimuks siis sulandumine tänase trammitrassiga. Milliseid muudatusi see kindlasti kaasa toob, on see, et kui võrrelda tänast ühenduskiirust, siis meie kavade kohaselt tulevasel trammiliinil oleks ka sisse viidud terve rida uuendusi, mis tagaks maksimaalse ühenduskiiruse, nimelt olgu selleks siis foorirežiimide sättimine või mingid muud seadmes, mis võimaldavad suurendada ühenduskiirust, sest olgem ausad, tänane trammi ühenduskiirust näiteks Hobujaama ja T1 vahel, mis jääb pisut üle 20 minuti, ei ole see, mida me sooviksime näha tulevikus. Nii et kindlasti selle trammitee rajamise käigus toimub ka terve trammitee liinil teatud ümbersättimisi, mis võimaldavad suuremat ühenduskiirust, sest ühelt poolt tundub, et iga ristmik on väike asi, sellel korraks peatumine ei võta palju aega, kui me võtame aga kogu liini summaarse ajakulu, siis saame aru, et iga ristmik tekitab kokkuvõtteks 10 või 5 minutit täiendavat ajakulu kogu trassi ulatuses, nii et kindlasti meie eesmärk on luua mitte ainult trammiteed, vaid parandada trammi kiirust ja selleks kindlasti, nagu ka näiteks Reidide näitel, see ei ole ainult uue tee rajamine, vaid kindlasti see toob kaasa terve rida uuendusi, mida kasutatakse nii sellel lõigul kui ka edaspidi saab rakendada mujal. Nii et selline sai täna esitatud informatsioon linnavalitsuse istungil, linnapea ja kabinet, kes on tegelikult sellega olnud ka varasemalt kursis, et linnapea on isiklikult ka käinud nendel töökoosolekutel ja teab, milline tegelikult maht selle taga on, et seda trassi kokku panna, et selline suhteliselt keerukas ja vaidluste rohke periood sai nüüd mööda ning mul on hea meel, et me oleme kokku leppinud ühiselt koos kõigi ametitega selles, milline see tulevane trassikoridor saab olema. Aitäh! Aitäh, abilinnapea Andrei Novikov! Ja natukene veel koostööst korteriühistutega. Abilinnapea Võrk. Aitäh! Korteriühistud
koolitustega on jah, meil pidev ja hea koostöö, tuletab meelde, et meie veebikoolitused jätkuvad, et kui me enne oleme teinud silmast silma koolitusi, siis täna kell 2 on meil veebikoolitus, see on eelreklaam. Aga nüüd ka teisest uudisest, mis linnavalitsuses võeti vastu. Nimelt moodustasime korteriühistute toetuseks komisjoni. Sinna saavad siis pöörduda korteriühistu liikmed, juhatuse liikmed, lihtsalt korteriomanikud, kui on vaidlusi, millele te oma keskkonnas ise vastuseid ei leia, pöörduge meie komisjoni poole, püüame siis kõik koos teie probleeme lahendada. Oluline on see, et kuna see ei ole kohtuinstants, siis me ei saa öelda, kellel on õigus või kellel ei ole õigus, aga me otsime koos teie probleemidele lahendusi. Ja teine eesmärk on kindlasti ka veel see, et ühtlustame linnas praktikat. Näiteks teemaks, kui on prügi teema, et kuidasmoodi pääseks prügiauto prügikastide poole, samas on probleemid parkimise ja kõige muuga, nii et püüame kõik koos oma loodud komisjoniga leida teie probleemidele lahendusi. Komisjoni liikmed on nii linnaosadest kui spetsialistid ja ka volikogu liikmed, nii et palun kasutage võimalust. Aitäh, abilinnapea Eha Võrk. Head saalis olevad ajakirjanikud ja teie, kes te olete oma kontorites või kodukontorites. Kui teil on nüüd linnapeale ja abilinnapeadele küsimusi, siis küsige saalist selge häälega või kirjutage aadressil kommunikatsioon@tallinnlv.ee. Kas meil on saalist küsimusi? Ja palun esitleme selge häälega ja suuname küsimuse täpselt. Üllar Luuk Tallinna Televisioonist. Ma küsiks selle kohta, et kui nüüd haridusministeerium peaks näiteks otsustama, et kuskil mai keskelt või kuskilt võiks ikkagi kooli töö mingil moel taastuda, kas Tallinn jääb enda juurde nagu, et meie siiski jääme e-õppele? No tegelikult mingi signaal ministeeriumi poolt on juba antud ja suuremas plaanis see tähendab, et koolid otsustavad iseseisvalt, kuidas nad enda õppetöö korraldust peale 15. maid näevad ja kuidas nad siis hakkavad edasi nagu liikuma. Meie Tallinnas otsustasime, et lähenemine võiks olla ühine ja meil siin oli ka ühine arusaam, mis see lähenemine võiks olla. Ja nagu ma ütlesin, kuna koolid juba praegu vajavad selgust, et enda tegevusi planeerida, siis meie lähtume sellest, et Tallinna koolides igal juhul õppeaasta lõpuni kehtib distantsõppe. Mis on võimalik, et kui mai alguses me tõepoolest näeme, et olukord lubab, siis koolid saavad rakendada ka teisi õppevorme, nagu järeleaitamine ja konsultatsioonid kontaktvormis, aga jällegi tuleb tagada kõik ohutusnormid ja loomulikult osalejate arv ei saa olla 10 inimest klassis, nagu oli juttu. Et pigem üks ühele vorm ja mida ma veel ükskord tahaks rõhutada, see ei saa olla obligatoorne nii õpilastele kui ka õpetajatele. Et kui jätkuvalt on võimalik neid konsultatsioone ja järeleaitamistunde korraldada e-kanalite kaudu, siis ka peale 15. või 18.
saab ka edaspidi kooliaasta lõpuni eelkõige kasutada distantsõppe võimalusi. Ehk siis suuremas plaanis meie jaoks aasta lõpuni, kooli aasta lõpuni on pilt selge, kuidas me töötame. Ainuke asi, et võib-olla tekivad lisa mitte kohustuslikud võimalust. Aitäh, meil on laekunud küsimus ka meili teel Õhtulehest. Johanna Kadri Kuusk küsib, küsimus on linnapeale. Kui suur on võimalus suvisteks suurüritusteks Tallinnas? Palun vastata nii linna kui eraettevõtete poolt korraldamise vaatepunktidest. Aitäh. Jah, aitäh. No, eraettevõtlust me antud juhul reguleerida ei saa. See on pigem Vabariigi Valitsuse otsus ja tõenäoliselt lähiajal me saame teada, mis on valitsuse nägemus ürituste osas. Meie nägemus on juba tegelikult sõnastatud. Kõik linna üritused, eelkõige suured rahvusvahelised üritused jäävad ära. Maikuus, juunikuus ja juulikuus kindlasti. Natuke küsimärgi all on augustikuu üritused, aga suure tõenäosusega jäävad ära ka augustikuu üritused. See lihtsalt põhjusel, et suuremad üritused vajavad juba praegu otsustamist ja praegu me ei saa garanteerida, et suvel tekib võimalus suuri üritusi korraldada. Ja ma arvan, et suurem osa eraettevõtlusest samamoodi läheneb just sellist arusaamisest. Vähemalt meie spordiorganisatsioonid on juba seda tajunud, et olukord ja mitte ainult olukord Eestis, vaid ka üldine olukord Euroopas ja maailmas tõenäoliselt ei luba ja ei anna võimalust ja ei too ka inimesi selleks, et suuri rahvusvahelisi üritusi korraldada. Et ma arvan, et juba sellega me võiksime juba praegu arvestada, et suvel suuremas plaanis suuri rahvusvahelisi üritusi ei toimu. Samamoodi tõenäoliselt ei toimu ka massüritusi. Samas me oleme seda teemat kolleegidega juba arutanud ja leppisime kokku, et meil võiks olla valmidus korraldada linna üritusi ehk siis tasuta üritusi juhul, kui olukord seda tõepoolest lubab. Ehk siis traditsioonilised üritused mitte, sest nende osas tuleb otsustada juba praegu, aga suvel me saame operatiivselt otsustada, kui olukord lubab, siis me kindlasti tahame linnlastele pakkuda meelelahutusvõimalusi ja meil peab selleks tekkima ka operatiivne valmidus. Aitäh! Aitäh, ajakirjanikud on varem küsinud ka seda, mis saab Tallinna päevast, mis on teatavasti 15. mail. Ma eeldan, et linnapea vastus eelmisele küsimusele sisastas vastust ka sellele küsimusele. Ja kahjuks juba praegu me saame öelda, ja mulle tundub, me sellest rääkisime ka varem, et Tallinna päeva üritused jäävad ära. Meil olid suured plaanid sel aastal, aga kahjuks me ei saa neid üritusi korraldada. Aga me praegu mõtleme, et kuidas ikkagi Tallinna päeva tähistada ja ma luban, et me püüame midagi huvitavat ikkagi välja mõelda. Ehk siis sellised üritused, mida oleks võimalik ikkagi korraldada, aga loomulikult igasugused massüritused ja kõik suuremad koosviibimised jäävad ära. Nii maikuus kui ka juunikuus ja ma kordan veel ükskord, kui ka tõenäoliselt juuli ja augustikuus. Aitäh!
küsimusi saalist. Ei näe abilinnapea Andrei Noviku, kui kõik läheb plaanide kohaselt, millal saab uue trammiga esimese sõidu teha? Ma loodan, et kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis tänaseks on tööde lõpptähtaeg planeeritud detsember 2023. Nii et kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis peaks olema see ka aeg, millal tramm läheb reaalselt käiku. Kindlasti, kuna tegu on ehitusega, mis ainuüksi ehituslikus mõttes kestab ligi 2 aastat, siis siin võib tulla üllatusi, kuna tegu on ka riigihankega, millel on teatavasti omad vaidlused ja ma arvan, et see objekt on kindlasti see objekt, mis äratab ettevõtjates, eriti kui meil peaks olema sellisem keerulisem periood huvi. Nimelt meie esialgne hinnang on see, et see võiks maksta suurusjärgus 15–20 miljonit. Nii et kindlasti siin on oma agasid, kuid hetke kalkulatsioonid ja hetkeplaanid seavad tähtajaks 2023. aasta ja ühtlasi on ka nimetatud ajalises raamis olemas eelkokkulepped nii Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga kui ka Rail Balticaga, kes on selle projekti põhirahastajad. Aitäh! Küsimusi ei näe, kell ongi 10:30 ja tuletan meelde, et kell 11:30 on siin samas venekeelne Tallinna linnavalitsuse pressikonverents. Praegu aga kena päeva jätku, püsige terved ja aeg eksklusiivintervjuudeks.